langevarjuga ma lendan. 1, 2, 3. Selgitan kohe ka, et mis siin toimub. Akordid on meil siis siin A-tuur, alustame siis kvartseks pöördest. Teine akord, B-moll 7. See on siis põhimõtteliselt nagu D-tuur B-bassiga. Siis tuleb C-tuur, vabandust, A-tuur cis-bassiga. Siis tuleb D-tuur paremas käes kvartsekst. Ja siis jõuame E-moll 7-sse, et põhimõtteliselt on meil paremas käes G-tuuri sekstakord pööre. Siis tagasi, samad akordid. Siiamaani kõik sama, eks. Siis tuleb C-tuur. Tegelikult see E-sus oleks siis võib-olla siit kõige lähedam. See on ka või siis sus 4 oli siis see, kus meil on tuur 3 kala, aga tertsi asemel on kvart. Nii, siis tuli kolmas rida, läheb C-tuurist edasi. Et põhimõtteliselt on meil sarnane järgnevus, nagu oli seal esimese reas ka. G-moll 7, F-tuur, C, D-moll 7 ja niimoodi. Et proovige mängida nagu samu meloodilisi seise, mida minagi mängin. Ja te ei pea mängima ju kõigepealt faktuuri, vaid lihtsalt nagu akordi järgnevust. Et ilma selleta, ilma selle rütmikata. Ja siis lõpus läheb S-tuuri. Ühesõnaga, alustage sellest järgnevusest ilma rütmikata. Ja kui see on selge, siis edasi rütmi juurde panemine on juba lihtne.